Eesti talv on külm. Okei, Eesti suvi võib olla ka veel külmem, seega tuleks see äpp vägagi kasuks. Nimelt pakkus see võimalust endaga terve päeva kaasas kanda miniatuurset radiaatorit ning seega igal võimalusel selle abil enda käsi jäises talves soojendada. Või see vähemalt üritas. See äpp muutis selleks radiaatoriks su nutitelefoni, kuid mitte maagia abil, vaid pannes telefoni tööle täiel võimsusel ja kasutades ära 100% akust. Suurepärane, sest kõik, mida üks telefoni kasutaja tahab, on ju kulunud akuga ja kehvalt töötav telefon. Ka Apple ei jätnud asja nii ja palus selle funktsiooni eemaldada. Nüüd see äpp lihtsalt teeskleb, et on soe. Suurbritannia äpimeistrid on tulnud millegi geniaalse peale. Mobiiltelefoni aplikatsioon, mis aitab sul GPS-i abil leida lähima taksofoni, et kellelegi helistada. Kas on veel midagi lisada? Prantsuse suudlus. Kuidas nüüd seletada? Eesmärk on oma telefoni ekraani peal oskused proovile panna. Nimelt annab telefon sooritusele täpse hinnangu 0–100 punkti skaalal. Lisaks jagab see ka lahkelt nippe, kuidas osavamaks muutuda. Kui aga probleem pole kehvas suudlemisoskuses, vaid näiteks kiilaspäisuses, ei tasuks ka seetõttu muretseda. Nimelt tehti mõni aeg tagasi ka äpp, mis juuksed taas kasvama paneb. Selleks tuleb lihtsalt 10 minutit päevas ja vähemalt 3 kuud järjest hoida telefoni pea lähedal, samal ajal kui see oma maagiat teeb. Võlukunst seisneb äpi tegijate sõnul selles, et telefon saadab välja erinevaid helivõnkeid, mis siis peanaha verevarustust parandavad ja karvu kasvama stimuleerivad. Samas hoiatavad nad, et kui seda kõrvadele liiga lähedal hoida, tekitab see juuksekasvu asemel hoopiski peavalusid. Kui see aga loodetud tulemust ei andnud, eemaldati see Apple Store'ist. Mis siis, kui suudlemises paremaks ei saa ja kiilaspea karva ei kasva? Mis aitaks paremini enesekindlust süstida kui äpp, mis teeb meist paremad ja osavamad inimesed lihtsalt niisama? Või siiski väikese tasu eest? Mina olen tähtis nimekandev äpp on võltsorganiseerija, mis loob su telefoni tähtsate nimedega võltskontakte ja teeb kalendrisse veel tähtsamaid koosolekute ja kohtumiste sissekandeid, mida muidugi tegelikult ei toimu. Kuid mis kasu on edukaks olemisel, kui keegi seda ei näe? See äpp postitab su tähtsad edusammud ja koosolekud ka Facebooki, et kõik sõbrad seda näeksid. Eeldusel muidugi, et sul on mõni, sest pärast sellise äpi tõmbamist see väga tõenäoline ei tundu. Hõljuva Miley Cyrus äpp teeb täpselt seda, mida selle nimi lubab. See on kindlasti juba enamat, kui ka paljud äppide kohta, mis siia nimekirja jõudnud on, öelda saab. Äpp ilmutab sinu telefoni ekraanile väikese versiooni popstaarist, kes tantsib seniks, kuni uudiseid loed, mõnd seriaali vaatad või lihtsalt Facebookis aega surnuks lööd. Sa saad teda mööda ekraani nii-öelda lohistada, äppi kinni panna või ära kustutada, kuid sellega ka lõbu piirdub. Jah, nagu nimigi ütleb, küsib see äpp selle tähtsa küsimuse sinu eest. Kas sa ei saaks sellega ise hakkama? Muutud nendes olukordades sõnatuks? Sa ei ole üksi, kuid saad teha seda enda telefoniga, lubatakse kirjelduses. Äpis endas on taustal 2 suurt sõrmust ning kallis teine pool saab valida 2 teksti. Jah, või ma vajan veel mõtlemisaega vahel. Kui ta juhtub vajutama viimasele, ilmuvad ekraanile laused. Mõtle veel, palun, ma ju armastan sind. Viimastel aastatel on nutitelefonid teinud mängude maailmas täieliku revolutsiooni, kuid nagu ikka leidub pärlite seas ka mitte nii suuri pärleid. Vähem kui euro eest on võimalik endale soetada mäng nimega Hold On. Siit tuleb lühikokkuvõte. Hoia nuppu all, nii kaua, kui sa suudad ja jaksad. Siis proovi enda viimatine rekord üle teha. Mäng ise lubab parandada keskendumisvõimet ja muuta sind seeläbi produktiivsemaks. Lubage selles kahelda. See äpp tekitab pigem viha ja pettumust, kui avastad, et kulutasid selle ostmiseks päris raha. Kuid veel, Bluetoothi abil saab mängima kutsuda ka sõbra, et siis nuppu võidu all hoida. Kui keegi muidugi leiab selle sõbra, kes on nõus selle eest raha välja käima.